valvetööd tegeva perearsti vastuvõtul on 72-aastane meespatsient, kes kurdab valu ja turset vasaku põlve piirkonnas. See tekkis 3 tundi tagasi kodumiljöös, kui patsient tõusis istumast ning tundis teravat valu põlves. Hetkega tekkis tursumine. Näeme, et esineb laialdane prepatellaarne ja suprapatellaarne turse, tugev valu. Põlve lähemalt testides puudub lugustumisfenomen ning meie töödiagnoos on hemartroos, tõenäoliselt konartroosist sidemete rebendist osaliselt. Ning võtame plaani punktsiooni ning patsient asub protseduuri laual. Padi on asetatud toeks põlve alla. Nüüd teostame põlve desinfektsiooni ning katame protseduuri väljaga. Palpeerime patella ülemise lateraalse serva, see on pöidla all ja sellest sentimeeter kraniaalsemale lateraalsemale teostame punktsiooni. Märgime selle punktsiooni koha süstla otsiku vajutusega. Jälg jääb päris hästi nähtavale. Desinfitseerime täiendavalt piirkonda ning teostame punktsiooni koha lokaalanesteesia, kasutades selleks 1% lidokaiini ja peent nõela. Nüüd on nahatorge, natukene valus. Selline tunne, nagu on klaasikild, läheb naha alla, aga liigun aeglaselt edasi. Valus ei ole praegu eriti. Selge. Seda kohe läheb paremaks. Kasutame punktsiooniks nõela 1,2 korda 50 millimeetrit. Nahatorge. Ja süstlasse väljub veri. Tegemist on hemartroosiga. Oleme saanud süstlasse 25 milliliitrit eksudaati. Tühjendame süstla ja asetame taas süstla nõela külge, aspireerime ning veri on päris tuntava survega põlves. Väljub ka nõelast spontaanselt ilma aspireerimata. Ja ütlesite ennem, et midagi sellist oli parema põlvega ennem. Et oli ka veri põlves. Ma ei mäleta, aga ma tean nii, et talijaga see on aastaid tagasi. Nii. Ma ei mäleta, kumb põlv oli. Okei, et midagi sellist on varem olnud siis. On, nii et on olnud jah. Ja peaaegu klaasi täie saida. Jah. Sai see välja võetud ja sai kohe nagu tantsivõi võiks minna. No. Ja tõesti nüüd ei kandnud. Vaatame, kuidas meil praegu läheb. Praegu tuleb siis juba kolmas süstel.
paistab, et uus aeg ja sellisi võimalusi nagu varem ei ole, et tuleb klaasitäis, peame leppima poole klaasiga. Igal juhul siit praegu rohkem ei taha tulla, muudame natukene nõela asendit. No millest? Kart on, et seal ikka mõni side läks katki või niimoodi, et ei teinud absoluutselt pingutanud midagi. Mingit verevedeldajat ei võta mingi muu probleemi tõttu. Ei, no ma võtan tablette küll, aga ma võtan vererõhu oma. Nii, südameaspiriin ei võta? Ei. Tõmban nõela välja. Kuidas praegu põlv tundub? Natuke sa segi jalga tõsta. Nii, aga painutada. Oi, praegu liigub päris hästi ju. Jaa, no natuke ikka veel valus on. Punkteeritud veri umbes 80 milliliitrit. Asetame siia jääkoti peale funktsiooni kohale ja hindame teid 20 minuti pärast, mõtleme, mis saab siis edasi. Aga praegu siis saime põlveliigesest umbes pool klaasi verd. Kuidas praegu põlv tundub, et nüüd on funktsioonist 1,5 tundi mööda? Ei, no eks ta natuke ikka valus on, aga no. Nii, no plaan on järgmine. Et tegemist on põlve selliste sidemete ja limapauna sellise rebendiga. Et arvestame, et on põlveliigese kulumise haigus, selline asi võib tekkida. Veri, mis me saime, siin puudus rasvatilgad. Kui see oleks olnud, see oleks omane murrule. Ja nüüd on plaan järgmine, et elastikside. Seda hoida siin peal, anda põlvele rahu, külma 20 minutit selline temperatuuril 6-7 kraadi hoitud külmakeeli kott ja niimoodi 4-5 korda päevas. Ja perearst hindab, kuidas teil põlv on siin nädala lõpus 2-3 päeva pärast ja siis mõtleb, et kas ja kuidas, et kui tekib taas selline turse ja valu, et siis peaks tegema jälle põlvefunktsiooni. Aga ma usun, et see asi niimoodi laheneb. Et anname teile ilusti kirja kaasa, et kannate elastiksidet ümber põlve päeva ajal külmakeeli kott temperatuuril hoitult külmakapis kuskil 6-7 kraadi. See asetada põlvele umbes veerand tunniks peale niimoodi 4-5 korda päevas ja piirata koormust. Ning hinnata siis seisundit perearsti poolt ja siis edasine raviplaan, et kuidas teid kõige paremini aidata. Aga see ei ole elastikside, mis me peale paneme, et see on siuke ajutine side. Apteegis saate elastikut. Tubli, aga sellega loeme siis tänase protseduuri käsitluse lõppenaks. Oda ma korra küsisin, et millest tema tekkis siis ikkagi? Põlv on kulunud. Ei, ma tean, ta ju vaatas ära mul ja ütles niimoodi, kuidas sa käia saad, sul mõlemad põlved nii, et sul pole olla, ma ütlesin midagi teha öelnud, et see põlv oli käies nagu valus on. Sest ma võtan tiklaverli. Tiklaverli. No ei saa 2 päeva lihtsalt valu on, no. Ma ei tea ju, kuidas see opiga on, kuna saab oppi, ma ei tea ju. Eks nad siis teatavad mulle. Eks nad siis teatavad, jah. Ja ütles, sul on mõlemad kulunud, aga ma ütlesin, sellel ei ole mul, valus ei olnud ega midagi. Teinekord on niimoodi, et põlv röntgeni pildil on väga kulunud, aga väga häda ei teegi. Ja vastupidi, et põlv teeb väga häda, aga röntgeni pilt eriti rasket põlveliigese kahjustust kulumist ei näita. Aga aluseks ongi see põlve funktsionaalne seisund, ehk kui palju ta teeb häda käimisel, liikumisel, kui palju ta mõjutab teie igapäevast tegevust. Ja kui see häire on olulisem, siis võetaksegi tavaliselt ette siis selle liigese
proteesimine. Ja tavaliselt ongi niimoodi, et paremakäelistel kipub ka parem põlv kiiremini kuluma. Et see on nagu selline aktiivsem keha pool. Ma räägin nüüd vahepeal, sest aga minu amet oli, ma õppisin ju ekskavaatorijuhiks, aga teate nõukogude aja masinad. Pedaalid, mehaanilised, ma olin ju 24 aastat ekskavaatori peal, aga see oli niimoodi, et 1000 kordi päeval sõtkusin niimoodi. Ja muidugi Veber ütles ka, et no see pole ime, siis ma ütlesin, tõesti, ma olen isegi kaua vastu. Jah, ta kipub niimoodi olema. Aga teeme praegu sellise plaani, et saime ja vaikselt kodu poole, annan teile paberid ka kaasa täpselt ja siis hakkame niimoodi tegema. Jah, nii, aitäh. Teeme siis kokkuvõttega kirjalikult, et esineb mõõdukas suprapatellaarne turse, põlve liikuvus suhteliselt vaba, kuid valulik tursest. Punkteerisime, saime 100 milliliitrit verd ja punktsiooni koht on superolateraalne punktsiooni koht. Patsient lamab 30 minutit ning patsiendi enesetunne funktsioon paraneb, elastikside. Oluline on ka punktaadi hindamine. Sellel puuduvad rasvad ilgakesed. Kui need oleksid, siis see oleks omane fraktuurile. Ja edasi siis külmravi, elastikside päeva ajaks, seisundi hindamine perearsti poolt, eksudatsiooni tekkel, korduspunktsioon ja edasine käsitlus. Täna on meil teisipäev, et kas neljapäev näiteks perearsti juurde. Ega niikuinii, ma võib-olla perearsti ei saa, aga õe kätte saan muidugi ära viia küll nüüd. Kindlasti, aga et siis hinnata, kuidas see asi on. Proovige praegu paar sammu teha. Kuidas praegu on? Ei, ma natukene valus, aga ma saan ikka käia praegu, näete nüüd. Selge, see oligi meie eesmärk. Et jah, teinekord, kui see liiges on niimoodi kulunud, siis polegi vaja mingit erilist vigastust või lööki. Pingutust või sellist. Jah, et seal läheb krõpsti mõni side katki ja siis tekib selline verejooks põlve, aga praegu on asjad niimoodi siis paremaks saadud. Nii, aitäh teile. Tore, kõike head. Nii, teie olete vist tõstamarst, ma vaatan. Jah, olen küll. Kõike head. Kõige paremat. Teile ka.